On 8:22 minutit, käes on aeg, mil me räägime nädala tegijaga. Nädala tegija kättesaamises kulus meil päris palju energiat ja vaeva, nimelt soovisime me rääkida mehega, kes jäi välja erinevatel põhjustel saatest Maamees otsib naist. Tere, Valdo! No tere! Oleme oma lühikeses tutvustuses kuulajatele rääkinud, et avaldasid ka sina soovi osaleda selles saates ja said isegi kuhugile päris lõppvooru, aga ometi saates ei lastud. Kas oskad öelda, mis oli peapõhjus? No see värk oligi selles, et mina läksin ka sinna saatesse ja siis ja kõik filmiti mind ja iga päev ja käid minu juures, aga siis tuli nagu lõpus, saate lõpus tuli nagu välja, et nagu mis ma tegelikult tahan. Et selles mõttes, et mina ei otsinud naist, mina otsisin endale meest. Ja siis nad hakkasid mu peale karjuma, tegid mu vikati parred katki, lõhkusid muruniiduki ära ja ütlesid mulle pede. Seda kõik on väga kurb kuulda, nii et ühesõnaga kus siis saate salvestuse lõpus, et olite teineteisest natuke mööda rääkinud. No mina sain aru, et me otsime ikka sugust noort sulase poissi, et kes tuleks viskaks mul loogu ja kaanitaks kana lüpta ja siga seal jahmerdada ja no nüüd mul olengi siin jäeti saatest ka välja, ei saanud ma kuulsaks. Ei saanud mitte midagi. No aga tegelikult oli tegemist ikkagi ju partneri otsimisega. No seda rääkisin mina mõtlesin ka, et ma mõtlesin, et naine ongi nagu selles mõttes sulane, kes teeb kõik need rasked tööd talus ära, et mina mõtlesin, et see on niisugune üldine, et ikkagi saaks endale niisuguse mingi partneri, et kes teeb ikka sul hommikul, nagu ma ütlesin, kõik ära ja siis õhtul saaks taga magada. Mõtlete siis astuda seksuaalvahekorda? No meil seal maal seda vähe tehakse, et siin Kadripäeva paiku teeme ja jaanipäeval ja siis 3 kuningapäeval ka suskame natukene, et siis on nagu rahul, siis meil siin tervislik toit ja neid lapsi tuleb ka palju. Vot, Valdo, meie jaoks siin linnas on selline teema suhteliselt tabu ja raadioeetris me seda väga tihti ei puuduta, et kuidas maal nende omasoolistega muidu on seal külas, kus teie pärit olete? No vot, see oleneb nüüd külast, et see meil kõrvalkülas on üldse kõik on mehed, seepärast, et naised nüüd, vanad mehed, et naised kõik läksid nüüd see 40. aastatel sõtta ja ei tulnud tagasi. Ja mehed jäid kõik üksi ja no mis meil ikka siin teha on, et meil kas tead valid looma või valid teise mehe, no. Aga niimoodi ei saa ju sugupõlve jätkata. Ei saa või? No, minu teada ei saa. No ka lapselapsed käivad ju meid vaatamas, kus need siis tulid? No, need ei olegi omad või? No arvatavasti sündisid ikka vahekorraga, mis toimus naisega. No vot, mina ei ole kunagi naisega olnud, selles mõttes mina natuke pelgan naisi. Aga mul käivad lapselapsed küll vaatamas, kogu aeg küsivad, et millal sa ära sured, et kaardistavad seal mul seda karjamaad ja mõõdavad siin maja ja räägivad, et see on miljoneid väärt. Need ei ole siis lapselapsed või? No kindlasti on, ei see kõik on väga meeldiv, aga pöörduks tagasi ikkagi selle teie suhtesoovide juurde, et äkki annate paar nippi, et kuidas teiesugusel maamehel oleks kõige parem õhtusel tunnil teist maameest võrgutada? No selles mõttes, et ma kasutakski siin ära, et äkki te seal raadiumis ütlete edasi, et ikka tuleks mu juurde, et ma siin võin teha teed ja istume õhtul laudaveerel ja seal on meil väike puupakk, seal saab istuda, ma võin käe põlve peale panna, mul need tunged käib kiiresti lahti, et kui mingi värk on, et äkki sellised suuremad, tugevad mehed äkki saavad teile seal jätta teile mingisuguse. Aga Valdo, me paneme sinu jaoks kuulutuse üles, aga enne veel räägi täpselt, et millist meest sa siis otsid? No ma tahaks kõik niisugust tugeva kehaehitusega, näiteks nagu see Jaapani poiss meil on see Paru Uto, niisugust või Bertelsoni tüüpi, et niisugune, kes ikka jõuab lehma ühest kohast teise tõsta, kui ta ära või poegib. Et ikka saab võileiva peale tõsta lehma või siis hommikul, kui tahad kohvi, et siis ta jõuab ikka lehma sinna laua peale tõsta, et siis saaks piima otse kohvi peale lüpsta, et mina ise ei jõua. Aga selline prink ja verinoor poiss teie sängiserval ei sobiks? No ei, mis sa niisuguse kõrendi hakkad selle pooleks nagu hundi nui vikati all.
et seeksega pole midagi maal teha, et meil on ikka kõva kätt vaja seal ja atra lükata vakku. Selge, atra lükata vakku, aga... Ja välimus pole absoluutselt oluline, absoluutselt ei ole oluline. Aga kas võib olla ka äkki selline arengupeetusega? Vabalt võib olla arengupeetusega, need on sõnakuulelikud poisid selles mõttes, et peasid jah, et mul on ka piits, et kui midagi jama on, anname vitsa, paneme nurka ja pärast siis ütleme, kasutame ära, nii nagu öeldakse tänapäeva kirjanduses. Aga poisid peavad olema ise huvitatud ka siis teiega vahe? Ei ole hullu, eks me seal maal tehakse kõik tead jõuga. Et tuvi lendab jõuga ka mesitarru meil ja selles mõttes pole mingit hullu. Selge, aga suur aitäh, Valdo, meie lähme edasi oma saatega, paneme teie kuulutuse üles ja loodan, et leiate endale maale ühe tubli ja tugeva poisi. No hüva! Hüva!